rahune maha nagu. Aga kui on kuulaja vaataja, kes on mingis sarnas situatsioonis, saab neid nii-öelda mitte soovitud kogemused, mind ei võeta tööle, projektid lähevad tuksi, ma ju annan endast parimaks olema, võib-olla olen ka nagu siuke nagu, et ma ei ole klammerduvalt nagu, et ma pean saama, aga ma tegelikult nagu tahaks. No esimene asi kindlasti, sa pead tulema selgeltnägija juurde, soovitavad minu juurde hull rahakott kaasas ja siis ma ütlen sulle. aga päriselt, kui palju peab nüüd märke usaldamas või kas need on märgid selle koha peal, et kui sa ei saa tööle või see ei õnnestu, siis ära tee? Kallis, sa ei saa defineerida seda vana head sitapurki, selle suurust. Igal ühel on see erineva suurusega purk. Et kui palju sa pead mingit jama endale sisse tõmbama või oma ellu võtma, et lõpuks aru saada, et aga äkki peaks rohkem homme niimoodi tegema. Et seda ei ole võimalik defineerida, aga idee vastus, tehniline vastus või lahendus on sellele, et ära muretse, mis homme sinu peas toimub. Hoolitse, et sul oleks täna kõige parem. Ja siis tulevad vastused. Vaata, vastusega on selline asi, et kui sina jaurad oma küsimusega ja jonnid ja seletad, kuidas asjad on, siis vastusel ei ole kahjuks ruumi sinu sees. Mõistad? Kui sa oled mingisugune asi on full off. Projekt on pooleli peas, siis mis iganes probleemi projekt see on, siis ei ole võimalik lahendus. Lahendus rahulikult istub seal esikus kotike näpus ja ootab. Ja ootab rahulikult, tal ei ole kuhugi kiiret. Sina oled alati pealik. Ehk et tekita endasse rahu ja vaata,